Ninja tegi comebacki. Nad pidid värisema enne viimast hääletusvooru, kuid siis oli asi selge, et nemad selle võidu endale said. Et me anname endast maksimumi. Loomulikult endast parima ja maksimumi. Nagu me tänagi tegime, et me nägime vaeva selle tulemuse nimel ja viimsete minutiteni nagu timmisime veel nagu detaile. Vanilla Ninja on juba korra Eurovisioonil osalenud, tõsi, seda 21 aastat tagasi ning toona Šveitsi eest. Täitsa teine tera. Emotsionaalselt midagi ei ole võrreldav. Eesti on ju meie südames, nii et selles mõttes on see täitsa teine tunne. Kui me oleme harjunud, et Eesti laulul saab hääletada näiteks sõnumit saates või helistades, siis sellel aastal on asi veidike teisiti ja saab ka internetis hääletada. See toob endaga kaasa selle, et saab ka välismaalt hääli anda ja see võib nii mõnegi üllatuse kaasa tuua. Kas just see, et ka välismaa fännid hääletada saavad tõigi Vanilla Ninjale võidu? Lootust on, et Euroopas neid tuntakse ning see võiks olla eeliseks Eurovisiooni võidu Eestisse toomisel. No kindlasti loodame oma fännide aktiivsusele, et juba praegu siin Eesti laulul osaledes oli seda väga tugevalt näha, et meie fännid meil olid tänagi siin Saksamaalt kohale tulnud Inglismaalt, nii et mitmed välismaa fännid olid tulnud Eesti laulugi vaatama, et ja sotsiaalmeedias me ikkagi suhtleme nendega päris aktiivselt, nii et nad on ka ise lihtsalt ongi väga aktiivsed just, nii et ma arvan, et me ikkagi loodame, et nad vaatavad ja hoiavad meil pöialt ja hääletavad. Kui rahul siis võitjatega olete? Väga rahul. Super! Lemmik võitis! Tulimegi siia ja lähme kaasa ka. Ma väga lootsin, et Olli võidab ikkagi, aga tegelikult väga lahe laul on Vanilla Ninjal, et ma loodan, et neil läheb Eurovisioonil hästi. Olli oli algusest peale kihlveokontorites suureks favoriidiks. Viimasel 2 aastal jäi ta teisele kohale. Seekord nihkus Olli enda looga suisa 3. See Eesti laulu finaal oli läbi aegade tasavägiseim. Kui eelmisel aastal sai Tommy Cash üle 80% vaatajate häältest, siis tänavu selgitas võitja vaid 3% punktiline vahe. Teise kohaga pidi leppima Eurovisiooni fänn Epp. Peab tõdema, et ma ikkagi vaatan iga aasta Eurovisiooni ja olen seda teinud sellest saadik, kui ma olin väike tatt. Et ma arvan, et sellest võib ühtest järeldada. Kõige aegade lemmikuim lugu või esitaja on? Maro Saudade. Väike demo meile? Jaa, Saudade. 4. kohale jäänud Stockholm Cowboys polnud kihlveokontorites isegi mitte top 5, kuid üllatasid enda tugeva esitlusega. Vaatamata juba eelnevale Eurovisiooni kogemusele oli siiski Viktoril närv sees. I've been eating, not that good the whole week, but I think it's so much focus and energy going. But I don't know, we've been having a sauna and, that kind of taking it easy for a bit. Like real Nordic sauna. Yes. Cowboys. Yeah. So what do you like about Eurovision? What's the passion about it? Well, it's just it's so happy, I would say. Like even if you come first or last, like it's a lot of good energy and like good spirit that it's needed. Like music connects people in that sense. So it's very fun. 12. koha ehk finaali viimase koha sai Marta Pikani. Marta jaoks on tema siiski ka ainult võitja. Meil on peres olnud ikka aegade algusest see, et alati tabelid ja punktid, hindamine. Ma olen väga suur fänn olnud ja väiksest peale minu eluunistus on olnud see, et ma saaks kunagi siis eurolaulul, nüüd Eesti laulul osaleda. Ja see lihtsalt ühe väga suure unistuse täitumine, nii et 5-aastane Marta ei oleks mitte elu sees seda arvanud, et ma siin olen täna. Eurovisioon on etteaimamatu ning raske on seda õige laulu valemit leida. Mis on aga fännide arust Eurovisiooni võlu? Igav, ümmargune, pehme ja safe. No ma arvan, et meelde peab ka ikka millegagi jääma. I don't think there's a winning formula. I think basically something that stands out, something that's unique, something we've never heard before. Rütm, solist, liikumine. Kes sel aastal Eurovisiooni fännide südamesse poeb ja meelde jääb, see selgub juba mai keskel Viinis.